Tere siin Kigu TV, mina olen Kelly. Meie kõrvu on jõudnud uudised, et sügisest näeb koolimaja välja absoluutselt teistsugune. Lähme uurime, mis muutused toimuma hakkavad. Astrid, mida arvad sina meie kooli praegusest väljanägemisest? Ütleks nii, et osad koolimajad on kindlasti Tartus veel hullemas seisus, kui on meie Kivilinna gümnaasium. Aga kindlasti vajaks ta remonti, sellepärast, et mõni jultunud kaabakas siiski suudab sodida koolimaja seina peale. Minu arvates on see väga inetu tegu ja ka krohvitükid kukuvad alla, nii et vajaks küll kindlasti muutust. Rääkige endast natukene, mida te meie koolis teete ja kuidas te siia sattusite? Endast kui majandusjuhtija. No mina teen siin koolis sellist asja nagu hoolitsen, et õpilastel ja õpetajatel oleks võimalik efektiivsemalt, meeldivamalt töötada. Ühesõnaga tagan tagalateenistus, kui võtta sõjaväe terminid. Et teil soe oleks, et teil valge oleks, tuul väga kõvasti ei puhuks, ruumid oleksid ilusad. Et teie õpetajatel oleks hea tuju, siis te saate targemaks, paremini. Meie kõrvu on jõudnud kuuldused, et mõlemad majad lähevad remonti. Mis täpselt toimuma hakkab? Remondid on igasuvised ja ka erakorralised. See tähendab seda, et praegu ma võin jaotada remondid umbes kolme järku. Esimene järk oleks need remondid, mis me ise teeme igal suvel. Sanitaarremondid seal, kus midagi aasta jooksul on natukene katki läinud. Teeme ise kapitaalremonti, näiteks sel aastal ehitame 2 kunstiklassi täiesti ümber, nii väikeste majas kui siia maja keldrisse uue kunstiklassi. See on juba peaaegu valmis, kuna keldris ei olnud tunde, saime teha töö ajal, tähendab õppetöö ajal. Tavaliselt teeme suvel. Ja need on need tööd, mida teeme kooli eelarvel ja oma meestega. Aga siis peale selle on veel töid, mida finantseerib kas riik või linnavalitsus reeglina. Näiteks riik annab linnavalitsusele raha ja selle raha eest linnavalitsus laseb meil koolil midagi korda teha, mis on kõige halvem. Ja see aasta suurprojektid on, tegelikult on see 2 aasta projekt, on CO2 müügist saadud raha kulutamine. Selleks, et edaspidi CO2 vähem eralduks atmosfääri. See tähendab seda, et kuna Eesti on suhteliselt roheline riik ja kulutab vähe CO2, ehk laseb korstendest vähe suitsu välja, tööstusi on vähe, siis meil jääb üle nii-öelda reostamise kvooti. Igal Euroopa Liidu maal on antud ja ka teistel maailma suurematel riikidel on antud reostuskvoodid ja Eesti ei suuda seda kuidagi täita, sest tema ei reosta nii palju. Ja mõned riigid, kes jällegi ületavad kogu aeg, nemad peavad siis trahvi maksma või siis on võimalik osta nendelt riikidelt reostuskvooti, kellel üle jäi. Kuna Eestil jäi üle, siis Eestil see aasta õnnestus Jaapanile reostuskvoodit maha müüa. Ja Jaapanist tuleb raha, tuleb jällegi täiesti kindla eesmärgiga, et see on teatud reeglid, et mitte Eesti ei või sellega teha, mis tema tahab, vaid Eesti peab selle kulutama sellisesse tehnoloogiasse, mis veel vähem reostab keskkonda. Ja üks variantidest on soojustada majad. Ja kuna Eestis on majade soojustamise projekt, siis see raha jõudis otsapidi ka meile, mõlemale koolile. Tartus on veel mõned koolid, kes selle raha said. Ja see tähendab seda, et majale pannakse kasukas ümber. Täielikult. Katus, seinad, kui altpoolt on mingisugune põrand, mis ulatab välja, nagu näiteks auditoorium, muusikaklass, siis ka need. See kõik kaetakse umbes 15 sentimeetrise soojuskihiga, mistõttu maja fassaad tegelikult muutub ja disainitakse ja muutub ilusamaks ja maja hakkab paremini sooja pidama. Järelikult meie hakkame vähem kulutama sooja sõlme, Tartu katlamaja võimsusi ehk vähem reostama. Nii et jõuabki ringiga sellest CO2 kvoodi juurde tagasi. Nii et see on selle 2 aasta projekt. Loodetakse alustada nüüd 13. juunil, aga ausalt öeldes ehitusgraafikud on kinnitamata, nii et see on väga umbkaudne. Tegema hakkab mingi firma, kellelt linn teeb vähem pakkumise ja kes selle võidab, see hakkab tegema, see on veel tegemata. Projektid on praegu kinnitamisel, nii palju kui ma tean.
ja ega muud infot selles suhtes väga ei olegi. Milline maja hakkab välja nägema, võib siin isegi näha. Umbes sellised värvid, umbes selline tonaalsus. Siin siis vastavalt meie logod, maja ühel pool ja maja teisel pool. See on siis pea sissekäigu ümbrus, eks ole. Kuidas te kommenteerite neid pilte ehk siis väikeste maja siseruume? Igati kenad ruumid, väga hästi säilinud, võrreldes sellega, kui vana see maja on ja pole kapitaalremonti saanud. Niiviisi ma kommenteeringi. See, et näiteks siin krohv tuleb seinast, täiesti normaalne tolle ja ehitusstiili puhul, kus betoon rändas ihastesse suvilate ehitusele. See betoon, mis pidi minema koolimaja ehitusele. Ja koolimaja ehitati liivast ja natukene tsementi ka, et päris laiali ei lagune. Nii et täiesti normaalne pilt ja tasapisi, kuidas graafiku käigus on, kogu aeg ruume remonditakse koolimajades. Aga kas lähiaastatel ei ole oodata väikeste maja siseruumidesse ka suuremat remonti, nagu oli Suurte mäes? Ei, kapitaalremonti pole ette nähtud, isegi selle maja kapitaalremont on ju pooleli. Keldrit olete kõik käinud, kuigi see pidi ka valmis olema. Rahad lõppesid ära, huvid suunati mujale. Näiteks Poska gümnaasium oli vaja kokku ühendada, eks ole. Ja oligi kõik. Nii palju tehakse väikeste majas veel sel aastal, et A-korpuses vahetatakse välja küttesüsteem täielikult ja pannakse ka uus soojasele. Et tegelikult me sel aastal ja järgmisel aastal saame päris suured rahad peale just sellisteks töödeks. Nii et võib öelda, et küttesüsteemiga on alustatud väikeste maja kapitaalremonti tegelikult. Kunagi jõuab ka võib-olla siseruumide muude konstruktsioonide kallale. Aitäh teile! Palun!